täna siis on minu vestluskaaslaseks Tauno Jürgenstein. Ei teagi, kaua me Taunoga üksteist teame. Enne Covidit vist kohtusime ühes laagris. Ma arvan, see oli ühes laagris, jah. Ma ei 2000. mäleta, kas see oli enne Covidit või selle ajal Jaa, sest teadupärast kõigile ju ei kehtinud need reeglid anyway, nii et. jah. Ehk siis, et jah, ma mäletan, et samal seltskonnal oli hiljem Covidi laager. Et ma tean, osad olid seal, aga mitte, ma arvan, et see laager, kus me kohtusime, oli enne ja siis vist natukene läks aega Covidini. Ja, et siis me kohtusime ja nagu ma oma story's ütlesin ka, et sinu sihuke rahu ja ruumi hoidmine, et kui sina tuled ruumi, siis mina näiteks tunnen, et kõik on väga hästi. Ehk siis, ja, et kõik, kes tulevad Zoom'isse vaatavad, siis saate chati kohe tervitada ja need, kes Facebookis vaatavad, et Facebook vahepeal teeb seda trikki, et ta kommentaare kohe ei näita, et näitab hiljem, et suhelge ikka meiega. Et, et siis mul oli jah, kohe tollel laagril oli nagu see heurek, et huvitav kuju oled, et tuled ruumi ja lihtsalt ruum rahuneb. Ja, ja nüüd siis täna vestleme sellisel teemal nagu ettevõtlus ja emotsioonid. Sest ma tean, et tegelikult emotsioonidega töö on sinu nagu üks tugevusi, sa oled ise öelnud, et inimesed millegipärast nagu usaldavad sulle seda osa endast näidata, erinevaid emotsioone ja sa oskad nendega midagi peale hakata. Ja mina olen see inimene, kes võib särada ja nii edasi, et see on hea emotsioon, mida ma oskan näidata. Aga väga pikalt ma tegelikult ei näidanud midagi muud. Ehk siis, et kõik muud käisid salaja teki all. Ehk siis, et kõik kurbused, vihad ja kõik asjad. Et võib-olla sa natukene tutvustadki, et mis mees sa oled ja, ja milline suhe sul emotsioonidega on. No tere jah, väga tore sissejuhatus, et tutvustamise mees sa oled. Mul tuleb sellega meelde, et me oleme siin igast ringe teinud, ühes avatud ringis ma rääkisin 3 tundi ja ma jõudsin eluga poole peale alles. et aga Päriselt. no see sõltub, kui põhjalikult midagi teha, eks ju, nii et ja noh, võib-olla ma alustan su küsimuse nagu tagantpoolt otsast, et mis teema mul emotsioonidega on. Kui minu human design'i vaadata, siis mu emotsioonikeskus on avatud, mis tähendab seda, et mul just nagu enda omasid ei oleks ja samas ma võin võimendada või peegeldada siis seda, mis väljaspool on, eks. Aga ja noh, see on nagu mingis mõttes töös on nagu hea, et ühest küljest ma saan nagu hästi absorbeerida seda, mis kelleltki teiselt tuleb, eks. ja, ja saan suhteliselt nagu neutraalse peegli panna vahel, eks. Aga noh, see eeldus on ikkagi see, et ja ma päris selles mõttes human design'iga 100% nõus ei ole, et nüüd üldse oma emotsioone ei oleks. Ma arvan, et mul ikka neid ikka parasjagu on ja on üht-teist kaasa ka võetud, eks, ja võib-olla endast nagu sellise reservatsiooni ma teeks või nii palju ütleks, et noh, kuna ma terapeut olen, eks ju, siis ma selleni jõudsin ilmselt läbi selle, et see keskkond, kus ma lapsena kasvasin, oli suhteliselt selline, mis sundis mind nii-öelda kikivarvul käima, ehk et ma pidin emotsioone õhust aimama, mis asi toimub, kuidas peaksin mina olema, et ellu jääda selles kõiges, eks. Ja noh, võib-olla see on loonud selle baasi, mille pealt seda, noh, ma nendega päris hästi toime tulen, jah. Ehk siis, et sa oma klientide puhul aimad päris kiiresti ära, mis on see emotsioon ruumis, on ju. Ja noh, võib-olla aimamine ei ole isegi siin enam õige sõna, aga ma tunnen seda, jah. Okei. Ja kuidas sina näed emotsioone, kuidas neid võiks ressursina ära kasutada? Jah, Jaanika juba ütleb, et jaa, human design'is on, mul on ka avatud emotsioonikeskus, see tähendabki, et ma loen ruumi emotsionaalselt väga teravalt, aga see tähendab ka seda, et väga kiiresti lähevad segamini teiste emotsioonid, mul enda omadega, ma võtan neid väga isiklikult. Ja siis ma pean andma endale ruumi, kus ma saan kogeda ainult enda oma, mitte kellegi teise oma. Aga kuidas sina näed, et kui me räägime ettevõtlusest, et kuidas emotsioonid võiksid olla ressursid ettevõtja jaoks?
mitmet pidi. Ühest küljest emotsioon eesti keeles võib-olla ei ole nii hästi, aga inglise keeles emotion nagu energia liikumises, kuidas seda vahel tõlgendatakse, on see, et see on lihtsalt selline teatud sagedusel energia, iga emotsioon, eks, Mhm. kannab erinevat energiat ja seda energiat, kui me ei oska sellega midagi peale hakata, siis ta võib olla väga takistav või vastupidi, me saame seda enda heaks ära kasutada. mul Mhm. mul siinkohal tuleb üks hästi, hästi tore selline õpetussõna meelde, mis pärineb vist Michael Beckwithilt, mis oli see, et kui sa oled nagu vihane ja sihuke tunned, et kõik on jumala pekkis nagu, eks ju, siis selle tohutu vihaemotsiooniga ütled umbes midagi sellist, kuidas ma saan seda küll nii hästi teha et sa mitte ei kiru ennast, aga sa kasutad selle emotsiooni ära, aga sa sõnad midagi sellist, mis on sul vajalik selle jaoks, et edasi minna. Kuidas mul küll nii head ideed tulevad, eks mitte selle asemel, et ennast nagu maapõhja kiruda. Et see on oh, üks see on jumala hea nipp, selle ma võtan täiega kaasa, sest et ma olen ka märganud, et viha on tegelikult nagu väga võimas ettevõtluses, oh, jaa. Mhm. mida ma ise nagu olengi ressursina väga palju kasutanud, on ju loomulikult seal mingi hetk tuleb hiljem, ma hakkan nagu sisemist töötlust, mis ei ole nii tore vaatepilt tegema sellesama vihaga, aga Mhm. esimene reaktsioon on tegelikult selle viha nagu kui energia, noh, see on suur energia, mis on kasutamata, selle peaks kuhugi suunama ja siis, kui ma selle automaatselt suunan mingisse järgmisse ideesse või projekti, siis see läheb siukse pauguga käima, et nagu, aga Mhm. ma ei ole nagu päriselt vist selle viha emotsiooni omaks võtnud sellisel kujul, et see on küll hea mõte, et ma katsetan täiega, et äkki ma panengi kogu selle energia sinna nagu sisse, vaata. ehk siis, Jah. et kogu selle lataki ütlen, et oi, nüüd tuleb küll geniaalne asi, sellepärast et oi, ma lähen nüüd nagu ja ei jätagi seda ühtegi killukestki sellest emotsioonist nii-öelda oma sisemiseks negatiivseks töötluseks, mis meil on inimesena vahepeal nagu sihuke harjumus, ma ei tea, miks. Ja ei, väga hea, ma arvan, et seda tasub katsetada, võib-olla mitte ainult sul, Mhm. et see on kindlasti hea mõte. Noh, siin see väljakutse võib olla selles, et kas sa nagu tõesti suudad nagu kogu selle laengu sinna ära panna, eks. Aga no võib-olla harjutamine teeb meistriks ja siis sa järgmine kord otsid, et keegi võiks nüüd vihastada mind, ma tahaks proovida seda mingi Okei, olu-. see versioon mulle ei sobi, et keegi hakkab mind järjest vihastama ja Ja siis sellepärast. see sobib neile, kes tahavad katsetada, kes tahab enda peal inimkatseid teha, aga kõigile kindlasti mitte muidugi. Okei, mis sa veel oled, mis emotsioon oleks hea nagu ja kuidas ressursina ära kasutada oma igapäeva ideede ja tegemistes? No absoluutselt igasugused rõõmsad emotsioonid, eks meil on noh, erinevatel nagu hinnangutel on meil muidugi emotsioonide diapasoon on tohutult lai, erinevad varjundid, eks, aga kas 5 või 7 baasemotsiooni, mida loetakse. Ja neist muide ainult 2 tükki vist on sellised rõõmsad nagu, et üks on lihtsalt noh, rõõm, eks, või selline elevus ja vahel on ka üllatus näiteks see, eks, et absoluutselt igat asja noh, on ju palju parem teha selle rõõmsa emotsiooni pealt, eks. Aga samas on meil need emotsioonid, mille pärast me üldse räägime, et meil emotsioonidega mingi teema on enamasti ikkagi need negatiivsed, eks ju, viha on üks baasemotsioonidest, eks, kurbus, hirm, eks, noh, ja nad teisenevad ja on üksteise all peidus ja nii, aga noh, ja siin me lähme nagu sellesse kohta, mis me arvasime, võib-olla võiks täna rääkida natukene, on see, et ettevõtja oma olemuselt on ju see, kes loob, eks, teeb midagi ja selline multitalent või noh, kas talent, aga sihuke mitmekülgne tegelane peab olema, et ta peab suutma paljusid asju teha, eks. Et üsna palju sellist nagu nõudmisi elu asetab ühele ettevõtjale, aga igal juhul ta on see, kes loob, eks ju, ja selles tänapäevases maailmas, kus me oleme, me järjest rohkem teame, et me loome oma olekuga. Ja kui selles Mhm. olekus on siis sees, on see mingisugune kurbus või mis nagu kõige madalamad tunded on mingid häbi ja süü ja apaatia ja midagi sellist, eks ju, siis kujutad ette, kui sa sellest kohast midagi lood, siis kui palju see saab nagu õitsema minna, et noh, tegelikult eriti ei saa, eks nagu istutaksid taime ja kastaksid seda vee asemel liivaga näiteks. see on jah, hea metafoor tõesti, ma ei ole mõelnud selle peale. noh, tahes-tahtmata, ega me tegelikult ei teadvusta selle loomise hetkel oma nii-öelda sagedust, emotsionaalset sagedust, ehk siis me loome ära, noh, see ongi see nagu draama kolmnurgast loomine, on ju, me loome ära ja siis
ühisväljast peegeldus näitab tegelikult seda ja palet, mis sageduselt me lõime, et kui ikka kräppi viskab tagasi, mm, siis järelikult ei olnud probleem selles loomingus, vaid selles emotsionaalses foonis, mille pealt see looming nii-öelda istutati, see seememuld on ju. mm, et, et aga kuidas nagu märgata, mis tööriistadega inimene võiks märgata seda, et ta on päriselt aus selle emotsionaalse fooni suhtes, millega ta loob midagi, et millega ta nagu seal seemet mulda sätib, et kas seal on mingid nagu indikaatorid, mida jälgida? mm. See on sulle hästi-hästi oluline küsimus ähm, ja, ja minu meelest see taandub natuke nagu sellesse kohta, et meil tuleb õppida iseennast jälgima, tuleb õppida endast Mhm. aru saama, mis minuga praegu toimub üleüldse. Ja niikaua, kuni seda arusaamist endast ei ole ja see on tavaline, eks me kõik tuleme sellest tavalisest kasvatusest, eks ju, kus on see, et me peame olema väljapoole suunatud, väljapoole pööratud, vaatama, mis teised teevad, eks me ise ei pane ennast üldse tähele. ja, ja siis on veel selline mentaalne sund on tihtipeale taga, eks, et meil on vaja raha teenida, ma pean selle asja tegema, eks, ja siis ma nagu mõistusega mõtlen selle kõik välja. Ja siis ma lihtsalt ei panegi tähele, mis mu sees tegelikult toimub. et Mhm. siin võib-olla see kõige esimene samm üleüldse on see, et endaga tuleb hakata seda kontakti järjest paremaks viima lihtsalt ja kõige selline geniaalsem soovitus on, noh, mina kuulsin esimest korda seda Eckart Tollelt, aga vahet pole, eks ju, see on see, et hakkad enda käest küsima lihtsalt iga päev, aga mis minu sees praegu toimub. kui ei toimu Mhm. midagi, fine, ei toimugi midagi, aga lihtsalt tekib see harjumus, et keerata kogu oma fookus nagu väljas korraks sissepoole, vaadata, mis siin on. Ja siis võib-olla see oluline keskendumise vahekoht on ka see, et mitte, et minu sees ei tähenda üleni minus igal pool, vaid emotsioonid tavaliselt istuvad kehas. väga harva, kui ta kuskil, ma ei tea, sääres või kuskil on, peas tõenäoliselt ei ole emotsioon, see on ikkagi mõte, mis võib ka omakorda emotsioone luua, et see on nagu teine tee emotsioonide tekkimiseks, aga see tähelepanu kogu aeg harjuda tooma sissepoole, aga mis minu sees praegu toimub? No korra tšekid kasvõi 10 korda päevas, kasvõi 2 minutit, vaata, tegelikult praegu ei ole midagi, noh, väga hea, et ei ole midagi, siis ma saan nagu neutraalsest kohast edasi minna. aga võid avastada, et kuskil on kasvõi näiteks mingi ebamugavus tihtipeale kehas, et ma Mhm. olen väga palju näinud, et kui mingisugune emotsioon tahab välja tulla, siis see võib olla, manifesteeruda esialgu mingi valuna isegi või mingisugune raskustunne on kusagil, midagi nagu pistab või midagi ebameeldivat, ebamäärast on. ja siis, kui see pilk sissepoole pöördub ja inimene hakkab vaatama, et mis seal siis on, siis hakkab sealt järjest nagu hargnema, et ahaa, kuule, aga siin ma ei ole tegelikult päris puhas, ma ei ole päris okei nagu sellest. ei tunne ennast nagu enda nahas ja kehas väga hästi, sest idee kohaselt me võiks luua ainult ju ilusast ja heast kohast. mis vahel Mhm. paneb, noh, okei. ja minul endal katsetasin natukene aega sellist asja, et ma panin oma telefonile meeldetuletused iga mingi, noh, mul on päevas teada mingid ajad, kus on selline nagu paus, et ma ei käi suitsupausil, vaid on raputamispaus. ehk siis panengi taimeriga minut aega ja hüppan üles-alla, raputan ennast nagu ära, ehk siis, et see on nagu annab mulle selle võimaluse põhimõtteliselt isegi mitte aru saada, mis päriselt toimub mu sees ja hakata mõistusega analüüsima seda kõike, et noh, et üks asi on see, et sa tunned, mis su sees toimub ja siis sa hakkad mõistusega nii-öelda teerulliga sõitma seal peal on ju. et ilus sile oleks ikkagi kõik see asi, aga see raputamine kuidagi minut aega ähm, toimis ja isegi kui ta jäi, et tundsin, et emotsioon kurbusena tihti tuli siis välja, onju. ehk siis, et siis ma leppisin endaga kokku, aga õhtul saunas teeme selle nagu, kogeme lõpuni ära, et mul keset päeva tuleb nii palju nagu noh, seda väljas, seda emotsionaalselt nagu kogemust peale, ma võtan, mida teadlikum oled, seda tundlikum sa oled. ehk siis sa jah, võtad ka tegelikult seda nagu mõnes mõttes sisse, et su kaitsed on loomises nagu maas, seepärast et sa oled hästi avatud kõigele, mis tuleb, onju. ja siis ma märkasin, et see aitas mul elutervelt hoida fookust sellel, mida ma loon, aga samal ajal muuta kehaline kogemus hästi mõnusaks. et ma teadsin, et kõik see rapub maha, mis on vaja nagu kergelt raputada maha ja see, mis vajab nagu põhjalikumat süvenemist, selle me teeme õhtul saunas korda, onju.
ja noh, mul on endal see, et ma õhtul saunas teen korda või duši all, et seal on minu emotsioonide ruum, turvaline ruum, mida mina kogen. ja no et jah. aga kus sina, kas, kas sa oled märganud, et kuidas üldse võiks emotsiooni kogeda, et mis teeb emotsiooni kogemise turvaliseks, et oma klientide ja sinu enda pealt? Mm. No turvaliseks teeb turvaline keskkond, alustame sellest. Mhm, ja, ja, ja see teadmine, et ma nagu olen selles kohas hoitud, kus ma olen selle oma emotsiooniga. Ja kui sa kunagi ei ole endal elus ühtegi emotsiooni lubanud kogeda, siis tõenäoliselt on see nii hirmutav, et sellepärast inimene nagu ise üksinda ei läheks seda tegema, eks. Et see, noh, alati on seiklejaid, kes nagu saavad teada, et seda võiks teha ja siis võtavad ette, väga hea, eks. Aga see esimene koht on see, et selle turvalise ruumi saab luua keegi, kes on sul lähedal olemas ja kes on nõus sind nagu hinnangut, et lihtsalt vastu võtma selles mõttes, et ta ei ürita sind sealt välja tuua, ta ei ürita aidata, lihtsalt on olemas, vaatab, et sa nagu sinuga midagi ei juhtu, sa ala ära ei lämbu, aknast välja ei kuku, eks, mingid sellised asjad, et on lihtsalt olemas, eks, see võib olla, ma ei tea, sõber, elukaaslane, ükskõik kes, terapeut muidugi, eks ju, kui ta nagu valdab neid teemasid, kui sa usaldad teda eelkõige, eks, et see on oluline. Et mhm, see annab selle koha kätte. Hiljem, kui sa oled neid asju juba teinud ja mul on päris palju klientidega ka ikkagi seda, et nad mõned korrad, me teeme koos mingid asjad läbi, pärast oskab seda ise teha juba ja ta saab ise hakkama, eks ju. Ja mhm, siis on mõned, ja siis need on nii-öelda siuksed, ütleme, tavalised või noh, emotsioonid on ka, see suuruse skaala võib olla tohutu, eks. Ja siis võivad olla nagu mingid sellised kohad, kus me läheme, võib-olla on vaja käia ära mõnes oma baastraumas, näiteks selles totaalses hüljatuse või üksinduse tundes näiteks või midagi niisugust ja see võib olla nagu selline põhjatu auk, kuhu jälle nagu nõuab teatud ettevalmistust, et sinna nagu jah, minna. Ja seal muidugi hea on ka see, et tavaliselt kui keha mingit emotsiooni välja annab, ta ei anna kohe seda kõige jõhkramat, kui sa hakkad neid tundma, eks, et see kuidagi see keha on ka nii palju intelligentne, et ta lubab need välja siis sellises järjekorras, nagu sa oled võimeline tegelikult hakkama saama sellega. Ja selles mhm, mõttes ei tasu ka seda kunagi karta, et mis minuga nüüd juhtub. Et sa ei saa kunagi nagu keerulisemat kogemust kui see, mida sa oled võimeline vastu võtma selles hetkes. Ja siis mhm. nagu nagu sihuke võimekus kasvab, siis tulevad nagu sellisemad retsimad asjad, eks. Ja ma arvan, et tänu sellele nagu päriselt jõudis mulle kohale aastaid tagasi see, et ma ei saa kogeda suuremat emotsiooni, kui mu keha on võimeline üldse nagu sellel hetkel kogema. Jah, Ja jah. siis ma olin valmis nagu sisenema ise sinna emotsioonide kogemise Mhm, maailma. Ehk mhm, siis, et mitte neid alla suruma ja ära sööma ja kõiki asju muid tegema, ennast kahjustavaid mustreid sealjuures. mhm, Ehk siis, et siis ma sain aru, et okei, et tegelikult mul ei ole võimalik ennast emotsionaalselt katki protsessida. Et, et meil on enesealalhoiu mhm, instinkt ikkagi kehatarkusena nii tugevalt sees, et meil ei ole võimalik tegelikult nii-öelda katki ennast teha, aga samas ma nagu kuidagi tunnen, et mu ümber on ka väga palju selliseid inimesi, kes on juba vaimselt katki. ehk siis, mhm, et mulle tundub neile nagu seesama ütelda neile, et nad ei saa ennast emotsionaalselt katki kogeda, tundub nagu veel ohtlikum mäng, kui nad juba mängivad, et mis hetkel see piir läheb, et kui inimene ongi vaimse tervisega depressioonis või siis mingid diagnoosid on tal seal juures, on ju, mhm. bipolaarsus, ATH asjad, et kas see ikkagi pädeb või on mingi hetk sul on nagu õige ütelda, et kuule, sinu jaoks on midagi muud. Ja ma näen seda niimoodi, et me olemegi sellised, et me noh, nii-öelda areneme nagu mingite järkudena, eks. Ja, ja kui ma olen nagu seal päris madalas kohas ja noh, arengu mõttes ka, et ma alles alustan oma mingeid asju, siis täiesti selgelt mul ei kehti kõik needsamad asjad, mis kehtivad kusagil mujal, eks. Mhm, Ja samas, kui ma olen nagu hästi palju nagu seda, noh, ma räägin seda selles nagu vaimse arengu võtmes, mis on tegelikult üks teekond nagu sellest haavatud tegelasest nagu päris iseendani, eks, terve endani, siis kui ma olen juba kusagil mingi tee läbinud, siis mul avanevad mingid uued ja uued tehnikad ja asjad, mis varem ei olnud näiteks üldse isegi mõeldavad või kui ma oleks neid varem teinud, siis see oleks olnud niimoodi, et noh, kas see lihtsalt üldse ei tööta või siis lõhub mind ära, eks,
ja siis, kui ma olen mõnda aega juba kasvanud, mingid asjad läbi teinud, siis ma saan ühelt maalt kohta, kus needsamad asjad järsku hakkavad tööle täitsa teistmoodi, et ma olen seda päris hästi näinud, jah. Nii et, aga sinu see common sense või selline talupojatarkus ütleb sulle, et kuule, et see tegelane on vist nii kehvas kohas, et ma talle parem ei soovita, tead, mine koge oma emotsioon lõpuni ära seal kuskil nurgas, et no ta võib kukkuda veel hullemasse kohta, eks ju. Okei, mul nagu mõte läheb siit kohe edasi, eks ju, siin on Mhm. see koht, et mida nagu psühholoogid kardavad nagu retraumatiseerimist, eks, ja Mhm. niisugune intrigeeriv teema mulle hiljuti ühe psühholoogiga tuli nagu teemaks. Et ma sain aru, et ma ise ei ole, eks ju, ma olen terapeudi väljaõppega puhtalt ja praktik ja päris mitmete erinevate teraapiate väljaõppega, ma ei ole klassikalist psühholoogiat selles mõttes ülikoolis õppinud. Ja kuna need klassikalised psühholoogid nagu transpersonaalset psühholoogiat enam-vähem vastu ei võta, mis on psühholoogia eesliin, eks ju, siis mul on nagu väikene, noh, ma ei taha öelda, et eelarvamus, aga ma vaatan, et mõned asjad saaks seal teha paremini. Üks oli Mhm. see, et see psühholoog ütles, et noh, ma nägin, tal oli tohutu hirm oli selle ees, et peaasi, et ma ei kahjusta. Et ma võin Mhm. inimesega tööd teha, aga peaasi, et ma ei kahjusta. Ja ma saan aru, et see võibki olla, et see on ühest küljest, see on see, mis piirab psühholoogi töö ulatust selles mõttes, et kui ta usub, et ta on võimeline veel kahjustama, ehk siis järelikult ta ei ole enda sees temasid ära teinud, ehk et ta ei ole seal võrgus käinud, mille tõttu ta kardab, et võib kliendi sinna lükata, eks. No Mhm. tegelikult on see, et kui sa oled ise need augud läbi käinud, siis seda võimalustki, et sa veel kahjustad, inimestel enam ei ole nagu. Et, Jaa. et, et siis on see, et iga selline nagu raskus või selline eriti keeruline koht on ainult hästi suur kasvamise koht ja see tekib see koht, kus sa saad inimesed sealt välja tuua ja läbi tuua, eks. Et Mhm. sellist nagu hirmu enam isegi ei ole, nii et see kõik sõltub alati taustsüsteemist, kus kohas on inimene, kus on see, kes teda nagu toetab selles kohas, eks. Ja siis võib-olla see hetketunne ütleb ära, et mida nüüd selles hetkes saab teha ja mida ei saa, eks, et seda mõistusega ei saa seda tööd väga teha heas mõttes nagu, et see läbi tunde käib ja läbi usalduse. Mhm. No kui me räägime teadlikust ettevõtlusest, mis on nagu minu teema, on ju, ehk Mhm. siis, et ma olen märganud täna ka uus ärikiirendi grupp alustas, on ju. Ehk siis, et esimese asjana, mis toimuma hakkab, sa tead väga hästi, et kui Triinu juurde kursusele tuled, siis hakkab lendama asju. Ehk siis, et midagi laguneb ja ma olen aastaid, noh nüüd juba 4 aastat märganud seda, et naised lahutavad oma meestest ja noh, põhimõtteliselt selle otsusega, et ta ütleb, et nii, ma tulen su kursusele, ta elu läheb sellisesse nagu lagunemisse ja Mhm. kaosesse ja siis vahepeal ja tänane grupp, kes alustas täpselt samamoodi, ma saan aru, et isegi kõige need emotsionaalsemad, intelligentsemad grupi liikmed, kes on endaga aastaid teinud spirituaalse ettevõtlusega seda teadlikkuse tööd, isegi Mhm. neil lendab nagu praegu, et mis viga on nagu, et kas sa oskad seletada, miks nii juhtub, et kui me räägime teadlikust ettevõtlusest ja siis tavalisest ettevõtluskursusest, et mis siis ju toimub nagu? No klassikaline vastus oleks see, et ma peaks neid kliendilugusid teadma nagu, eks, et Mhm. mis seal täpselt oli, aga neid teadmata siin on küll mõned asjad. Üks on see, et noh, see ei ole tavaline ettevõtlus, see ei ole see 3D maailm, eks ju, see on natuke rohkem, eks ju, see on see, kus sa järjest rohkem liigud sinna, et sa hakkad nagu hingest oma tööd tegema, eks. Ja see on selline upgrade nagu inimesena elamise juures, et kogu see olemasolev süsteem ja maatriks hakkab mässama selle vastu. No. Ehk et pannakse proovile, kas sa ikka tahad seda, äkki sa ei peaks, me anname sulle nüüd, sa juba natuke vaimselt ka nagu tead asju, et see ei ole üldse sul lihtne, me anname sulle takistusi sinna ette, et sa hakkaksid arvama, et see on vale tee ja et sa ei läheks sinna, eks. Ja siis on see Mhm. jälle see koht, kus ma pean siit ära tundma, et kas see on ikkagi vale tee, võib-olla see on see, et vahel meid pannakse lihtsalt proovile, kui väga me seda ikkagi tahame. See on Mhm. see nagu üks mu õpetajaid on rääkinud sellest, eks me teame kõik, mis on see law of attraction või siis külgetõmbeseadus, eks. Mhm. aga vähesed teavad, et sellel on selline, nagu ta ütles, kole kaksikõde, kelle nimi on vastupanuseadus. Ehk et mida suuremat hüpet sa tahad teha, mida suuremat sammu, seda võimsam on see vastas olev jõud, mis tahab sind proovile panna. Et kas sa ikka teed seda? Mhm. Kui väga sa oled otsustanud seda teha? No väga hea, nüüd mul on nagu selge, ehk siis, et see kaksikõde vastupanu hakkab nagu toimetama nendel osalejatega, sest et noh, vahepeal mul ongi nagu, kui me alustasime seda, et
ülioluline on luua emotsionaalselt foonilt siuksed kergused ja lihtsused, siis ma mõtlen, mm, et äkki need kõik asjad nagu ideed ja mõtted on mul loodud siis emotsionaalselt vale koha pealt. aga mm, samas see muutus, see nagu positiivne muutus, mis, kuhu see inimene pärast läheb tegelikult kursuse tulemusena, ei väida mulle enam, et see oli nagu vale otsus nii minu kui mm. looja poolt, selle kursuse looja poolt kui tema kui osaleja poolt. ehk siis, et siis mul ei teki seda nagu samastumist, aga ma lihtsalt nagu mõtlen, et äkki ma saan oma osalejate jaoks kuidagi kergemaks selle elu teha, et see kõik, mis hakkab lendama, on Mm. tegelikult nagu kuidagi lihtsam nende jaoks või siis ma võtan puhtalt üle vastutaja rolli praegu täiega. Ära võta, jah. Aga sa võid neile kergemaks teha sellega, et öelda, et hakkab juhtuma. Ja siis nad on Jah. nagu valmis ja siis, kui nad on valmis, siis võib-olla ei hakka juhtuma, sellepärast et siis ei taba neid miski enam ootamatult, siis nad näevad juba midagi ette, eks. Noh, see on Mhm. üks võimalusi, jah. ja okei, selge. ma olen jah, see on nagu huvitav, et see on emotsioonidega seotud, sest see on, emotsionaalsed teemad hakkavad osalejatel juhtuma, et seal ei ole nagu mingid siuksed lihtsad teemad, et kas täna saata meil välja või mitte, on ju. vaid lapsed Mhm. jäävad haigeks ja mees hakkab kodus mässama ja nii edasi, on ju. ehk siis, et Mhm. seal on nagu siuksed emotsionaalsed teemad, aga aga miks see on üldse nii, et kui me mõtlemegi suuremas pildis, miks inimesena ikkagi, et noh, see ei pea olema ettevõtlus, see ei pea olema nagu see muud nagu tööalane muutus üldse, et kui me teeme tööalase muutuse, siis kõik see nagu nii-öelda see sisemine maailm hakkab reageerima kuidagi, et Mhm. emotsioonid ja kõik see pool, et miks see nii on? Jälle võib olla mitu põhjust, eks, aga esimesena, mis mul tuleb, on praegu midagi sellist, et kõik see nagu olemasolev süsteem, mis inimese elus on ja ümber ja see on kuidagi nagu alati on mingis mõttes nagu selleks hetkeks optimaalseks lihvitud, ehk et me teame, kuidas siin hakkama saada ja mis siin on mingisugused jamad, aga me oleme õppinud nende jamade sees elama ja see on okei. Ja nüüd, kui hakatakse tegema mingis mõttes kvanthüpet või hästi suurt muutust, eks ju, siis kogu see süsteem läheb alarmi. Me ei tea, mis sealt saab, me ei tea, kas me suudame sind seal enam turvaliselt hoida, eks. Ja siis hakkavad need asjad nagu kukkuma ja lendama ja igasugused takistused tulema, et noh, parem, kui seda hüpet ei teeks, parem, kui sa jääksid siia. See on nii ütleme sellel inimeste tasandil, kes on, näiteks mees on kodus harjunud, et noh, naine käib palgatööl, normaal, et mingi väikse raha ta ikka toob koju kogu aeg, eks ju, aga ma vähemalt valitsen seda olukorda, eks. Kurat, nüüd hakkab ettevõtjaks, äkki saab rikkaks, mis minust siis saab? mis iganes, eks ju, võib-olla hakkab kogu aeg ära olema pikad tööpäevad, eks ju, no et ühesõnaga seal võib 100 alarmi käivituda, eks ju, kui see on no, konkreetselt inimene, eks. aga see ei ole veel isegi mitte ainult inimeste tasandil, vaid ka nagu sisemiste osade tasandil võib see samamoodi olla, et kuule, alles sa õppisid sellega, said nagu hakkama sellise eluga, nagu praegu on, ja nüüd sa tahad seda radikaalselt muuta. ei Mm. ei ole ja turvaline. nii, lõpeta oma mõte ära. ja ei, ma ütlesin jah. ja, ehk siis, et kui kellelgi on küsimusi Taunole või mulle, siis võib julgelt chati kirjutada ka vahepeal, et ma lihtsalt mainin ähm,. aga mina just, ma tulin koju, noh, ma olin koolitus ja siis ma taipasin neile, et tegelikult, et see nagu kergemaks, kuidas seda teekonda või muutust üldse nagu vastupanust enda läbijuhtimist, ongi siis see, et me toidame põhimõtteliselt illusiooni, mõistuse jaoks illusiooni. Keha juba tegelikult on, kui temal lubatakse rahulikult olla, siis ta on rahulikult, on ju. Mhm. ehk siis, et mõistuse tasandil me toidame seda illusiooni, et meil on kõik kontrolli all. Ehk siis, et Mhm. iga kord, Mhm. kui uus muutus on, siis me leiame loo, miks see on hea meile ja miks see on tegelikult see, kuhu me tahtsime tegelikult liikuda. ja see on strateegiliselt õige ja igal tasandil, ehk siis me toidame mõistusele ette nagu sellist nagu materjali, tõestusmaterjali, miks see viis, kuidas me tahame asju muuta oma elus, on õige. ja siis on, minu loogika ütleb, et on palju lihtsam kiiremini edasi liikuda, sest mõistus ehk kuppel on nagu samas suunas, kuhu su keha juba liigub, keha on juba ammu kuskil seal, on ju. see kõrgem teadvus, see on juba seal, on ju, 3 aastat ees sellest, kus sa peaksid olema, on ju, see lihtsalt mõistus on viimane, kes nagu tuleb pardale ja selleks, et ta oleks päriselt pardal, mitte ei töötaks sinu vastu ehk vastupanusse ei läheks, ongi siis vaja nagu toita talle mingid lood, mis tunduvad, et see kõik, mis toimub, on turvaline, Mhm. kontrollitud, katsetatud.
Mhm. toimib võimalik sinu jaoks, ja, ja, kõik asjad. ja. Tõsi, jah, ja samamoodi ka, eks ju, kui mingi uus äriidee tuleb ja Mhm. tundub, et see on täitsa crazy nagu, eks ju. Ja siis on vaja see mõistus kuidagi seda uskuma saada, eks, et üks jah. võimalus on teha, et teed a la mingid finantsprognoosid või arvutused ära, et noh, et näed, see hakkab toimima, kui see mõistus ükskord uskuma hakkab, et siis ta lubab liikuda ka. et niikaua, kuni ta ei usu, siis ta on ka risti-põiki jalus, eks. Ja et ma nagu, see oli täiesti uus taipa küll minu jaoks, et mitte ei ole küsimus enam teoorias, mida me räägime, mõistuse tasandi teooriat on ainult mõistuse jaoks vaja, ülejäänud Mhm. komponendid toimetavad ilma teooriata, on ju. ehk siis need lihtsalt tegutsevad. aga aga noh, et see teooria või see strateegia, mida me räägime, toimetuleku viis, kuidas me muutusi juhime, ongi Mhm. lihtsalt vaja puhtalt mõistuse nagu hõivatuks hoidmisega ja vahet pole, Mhm. mis lugusid sa räägid, et peaasi, et sa liigud sinnapoole edasi, kuhu sa mõtlesid, noh, tunned, et sa liigud õiges suunas edasi, ka Ja. keha jaoks õiges suunas, on ju. Mhm. Et see on nagu äge pool. Mõtle, et mis sina nagu näed üldse, kas üldse inimesed peaksid ettevõtlusega tegelema, et miks nad ei Mhm. võiks nagu ma ei tea, kas ma kõlan nüüd, vaata, kuna me oleme siin Teadliku Ettevõtluse Akadeemia ja räägime ettevõtlusest mm. ja see võib kõlada meelitavalt, aga ma ei aga üldse mitte. Tegelikult ma mõtlen ka niimoodi, et ma arvan, et kõik peaksid. Et mida te seal palgatööl passite nagu päriselt ka nagu, et, et see on nagu sihuke mugavustsoonis tiksumine inimestele, kes ei julge võtta riske, eks ju, ma arvan, et ma nagu suures plaanis arvan, et see on nagu, see ongi normaalne elu osa, eks ju, kui me vaatame sellest, kus me nagu tuleme näiteks inimkonnana nagu ajalooliselt, eks ju, siis kui palju on seda aega olnud, kus on olnud mingid suured ettevõtted, kus sa siis teed seal, ma ei tea, tööd, eks ju, algas mingi tööstusrevolutsiooniga 150 aastat tagasi, eks ju, siis Mm. olid nagu tehased ja siis inimesed nagu noh, ütleme, suretati need, ütleme, kingsepad välja ja inimesed läksid liini taha neid saapaid kokku panema seal näiteks või midagi niimoodi, et see ei ole meile nagu loomulik keskkond mingis suures masinavärgis tööd teha, eks ju, alati on mingi väike osa seal olnud, eks, kui võtame kuningate õukondasid, aga see on ka tegelikult mitte eriti vana lugu, eks, et me tegelikult oleme kõik nagu olnud sellised ja sellised isemajandavad tegelased, eks ju, kes saavad ise Mm. hakkama spetsialiseerumisega loomulikult, eks ju, kellele meeldib mida teha aga see on see, kus me võtame oma elu eest ise vastutuse ja me ei ole nii, et mingi töölepingu seadus, et kas see nüüd kaitseb mind või ei kaitse ja kuidas sellega on, et kas mul mingi töötu abiraha on, et see kõik on noh, kas mul pension on näiteks, eks. mina sain ammu aru, et mina pensionit ei hakka selles elus kunagi saama ja ma kavatsen nagu lõpuni tööd teha, nagu, et noh, näis, kuidas läheb, aga no aga sama ja, plaan, jah, et 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 eriti kui sa ja. teed tööd, mis sulle ju meeldib ka veel, eks ju, siis sa nagu ei teegi tööd tegelikult, miks sa peaksid sellest puhkama minema nagu. Ja mulle nii meeldib see mõiste, ma võtan selle kasutuse isemajandav inimene. Ehk siis, et see ongi ettevõtja ju. Ehk siis, et sa oled isemajandav, et mina ei mõtle teadlikus ettevõtluses seda, et eesmärk on kasumi teenimine, vaid eesmärk on saavutada eluviis, kus ettevõtlus ei sega sinu elamist. see on Vaid noh, ma nagu ei ole nagu esmaspäevast reedeni ettevõtja ja siis laupäev-pühapäev ma olen Triin. Ma olen ikkagi 24/7 ettevõtja Triin ja, Mhm. ja see ei ole eraldi osa minust, vaid see on üks osa minust, millega ma loon lihtsalt seda isemajandavat efekti, et kui mul on vaja osta tolmuimeja koju, siis mul on raha selle jaoks, sest ma olen Mhm. ise majandanud selle raha enda Ja. kontole selleks hetkeks ja ma Mhm. tean, kuidas seda juhtida sinna ja ma tean, kuidas seda ka kasutada, on ju. ehk Mhm. siis, et seal on nagu need mingid spetsialisti teadmised, noh, minul raamatupidajana eriti lihtsad on ju ära toimetada. aga, aga mulle nagu meeldikski, et kui inimesed saaksid aru, et ettevõtlus on äh, nagu isemajandamise viis, eluviis, mitte Mhm. vaesuses virelemise viis või siis kasumi nimel riskeerivate tegevuste elamise viis. Et see Mhm. on sihuke tavaline elu kõige paremas tähenduses, edukas vaba elu kõige paremas tähenduses. jah, ja see on see, et kui siis seal on virelemine, ega noh, palgatööl võib samamoodi olla virelemine, eks, Mhm.
siis tulebki vaadata, mis siis valesti on ju, ja see on see koht, kus saad õppima hakata ja kui sa saad hakata vaatama seda nagu, millest me alustasime, eks, et kui sul maailm peegeldab mingit asja vastu, siis et noh, mismoodi siis sellega on, et kas ma siis nagu saan aru, et ma ise seda loon või ei loo, eks, et Mhm. aga ma tahaks kahte konkreetset tööriista sinu käest. Ühte nii. tööriista sellist inimestele, kes noh, ma nüüd julgeks öelda, et ma ei ole enam see inimene, aga aastaid olin, ehk siis ma arvasin, et mul on kõik kontrolli all. See sisemine teema, see kõik, mis siin käis, see ei sega mind. ehk siis, et Mhm. võtame kogu aeg selle eest ära, mul on kõik kontrolli all, ma olen väga ambitsioonikas sihikindel noor naine, tollel hetkel oli veel noor, praegu on nii väga noor ei ole, aga ehk siis, et mis oleks sellele inimesele, kellel on täiesti sügav veendumus, et need emotsioonid ei sega tema juhtimisotsuseid ega tema elu, nendega ta üldse ei tegele, need ta noh, ära. ehk siis, Mhm. et mis esimene sihuke leebe tööriist oleks talle, et ta hakkaks vaatama emotsioonidele otsa endas. Mhm. Sa panid selle tingimuse nüüd niimoodi, et inimene, kes nagu lükkab need kogu aeg eest ära, kes jah, nagu noh, täiesti, noh, neid, no ma tean, et nad eksisteerivad, aga need mind ei mõjuta. ehk Mhm. siis, et ma saan aru, et ma olen kurb vahepeal, aga see ei mõjuta minu Mhm. otsuseid, see ei mõjuta minu elu. et et sellega on natuke see asi, et mis ma olen näinud, et oleneb, kui see ongi noor inimene alles, eks ju, mhm, siis tema keha suudab päris palju vastu võtta, eks. mhm, Ja siis ta ei saa võib-olla aastaid aru, et midagi oleks nagu valesti, ta ütleb, et te ajate mingit jama seal, vanad inimesed, räägite emotsioonidest nagu, et mhm, aga kui nagu noh, pikalt on ikkagi nagu nende emotsioonidega ühtemoodi käitutud ehk vaiba alla lükatud, eks ju, siis ühelt maalt hakkavad kehalised sümptomid tulema ja, mhm, ja ma arvan, et ma täpselt ei oska öelda, ma ei tea, kas statistikat on, aga noh, haigused me ikkagi loome endale ise üldiselt. Et mul üks professor kunagi väitis ka, et tema teada on 99% haigusi on mentaalset päritolu, eks. ja et vist ta teadis ühte haigust, mis ei olnud ja siis ta oli kuskil Aasias, oli mingil konverentsil ja mingi arstidel esines psühholoogina seal ja siis ta ütles, et noh, see haigus vist ei ole nagu psühholoogilist päritolu, siis nad olid arutanud selle arstide konsiiliumiga, leidnud, et ei, tegelikult on see ka psühholoogilist päritolu, eks. et, et noh, see tuleb nagu paraku nagu sellise viitega välja, eks ju, kui on noh, mingisugune üks asi siin on jama ja teine asi jama ja mingid asjad või siis võib-olla, mis tuleb kiiremini välja, et vaata, kas su suhted toimivad, eks, et kuidas nendega on, eks, et kas saad olla puhas ja ehe kodus näiteks, eks ju, või on sul suhted üldse, eks, ja siis millised nad on, eks. et need nagu peegeldavad võib-olla kõige kiiremini ära selle, et kas sul on vaja nagu sinna emotsioonidega midagi peale hakata või ei ole, eks. ja mhm, ja noh, päeva lõpus ei saa välistada ka seda, et mõni on õppinud neid nii lihtsalt ja kiiresti vabastada, nagu loomulikust intelligentsist on mingis eelmises elus selle ära õppinud, et see elu tal on fookus hästi kuskil mujal, ta ei peagi sellega tegelema, võib-olla ei peagi kõik, eks ju. aga ma mhm, arvan, et noh, suuremal enamusel meil ikkagi tuleb nendega tegemist teha, sest see paraku on siin emotsioonide maailm ehk et me loome kõiki asju tunnetega ja siis me peame õppima neid tundeid ka siis järelikult valitsema, eks ju. Ma ei tahaks kasutada sõna kontroll, sellepärast et kontroll viitab liigagi tihti sellele, et ma surun mingi asja kuskile alla ära. ja mul on kliente, kellel on kõik väga kontrolli all, siis niikaua, kuni lõpuks see kiirkäidupott lihtsalt plahvatab, eks, ja siis seda aeg-ajalt mhm, juhtub. See ei ole okei, nagu, et tegelikult oleks vaja nagu varem vaadata, eks. et ühesõnaga noh, kui on mingeid selliseid märke, eks, midagi, et aeg-ajalt plahvatab või et noh, saad aru, et nagu suhted ei toimi, eks ju, või midagi, et siis tuleb hakata ju vaatama, et kus see põhjus on, et tihtipeale võib-olla ongi see, et ma räägin endale mingit lugu, et ei, mul ei ole emotsiooni ja tegelikult nad on kõik alla surutud, eks ju, ja teised inimesed tajuvad sind näiteks, et sa oled jube vihane või hinnanguline või mida mhm. iganes sellist, eks ju, aga ise sa enda jaoks oled jumala normaalne, eks, et sa ei näe seda ja, üldse. aga noh, kui suhted ei tööta, eks ju, hästi või inimesed seltskonnast nagu jalga lasevad, eks, et siis võib-olla on küsimus, et äkki on minus ka mingi asi, mis seda kõike tingib, eks. mhm. et selles mõttes ma ei saa sulle head tööriista siin praegu anda, et aga ma ähm, arvan, et see ongi juba hea tööriist, et vaata suhted enda elus üle, et mhm, millised need suhted on ja kas seal on suhteid, sest et tegelikult tavaliselt seal nendes suhetes tekivad konfliktid päris kiiresti. ja kui sina
noh, suvalise inimese käest, kellega sul mingi laadne suhe on, küsid tema käest, et milline suhe sul on ja see vastus sinu jaoks on okei, siis järelikult ongi kõik okei, onju. Mhm. et ja ma ise imetlen oma mingit kunagist teadlikkust, et kui mul esimene laps sündis, nüüdseks on ta 13 ja tal oli, noh, ma olin ettevõtjast ema, kes siis lapse kõrvalt tegi noorsootööd ja raamatupidamisfirma oli, onju. Ja esimene laps, see oli suhteliselt nagu keeruline aktsepteerida elu muutust, et kui ma olen nagu kogu aeg iseennast juhtiv olnud ja siis on üks pudin, kes tegelikult ilma Mhm. minuta ei saa mitte millegagi hakkama ja samas ta juhib mu elu rohkem kui mina. ehk siis, et see oli nagu täiesti ootamatu olukord noorele naisele, noh, ma ei olnud jälle 29, et ma olin päris pikalt nagu üksi nii-öelda ilma lapseta toimetanud ja, ja see oli ootamatu, aga nii hästi oli näha, et ma märkasin päris kiiresti, et tal mingi ajaperioodi tagant tuleb sihuke kõrge 3-päevaline palavik Mhm. lihtsalt lampi ja millegipärast juhuslikult olid need alati siis, kui mul oli emotsionaalselt ja stressirohked tööperioodid. ehk siis, Mhm. et tema, Mhm. et naiste puhul on nii hästi, lapsed annavad selle nagu motivatsiooni ja ka annavad, mängivad sulle selle kätte. ehk siis, et see on nagu, mida ma mentorina näen naiste puhul eriti, et lapsed mängivad neile nii motivatsiooni kui ka need võtmed kätte ja neil on palju lihtsam ütelda lapsele ja näidata neile iseenda pealt, kuidas juhtida oma elu ja emotsioone paremini. ja lõpptulemusena ongi nüüd niimoodi, et kui sisuliselt mul see 13-aastane, ta jääb haigeks, esimene küsimus, mida ta enda käest küsib, on see, et mis emotsioon vajab vabastamist või ta küsib seda teistmoodi, sellepärast et me saime hiljem aru, et noh, alguses tegid minu allasurutud emotsioonid temale palaviku, hiljem tal tekkisid oma asjad, onju. et siis koolis keegi ütles mingi ühe asja, mis jäi tema kehasse kinni ja see lihtsalt kuhjus ja lõpuks tal oligi palavik, onju, või siis noh, mingi muu viirus, immuunsus läks nii alla, onju. ehk siis, et Mhm. Mhm. nüüd iga kord, kui tal on mingi haigus hakkab sisenema, noh, tunda on kehale, siis tema küsimus on see, et ta selgitab mulle, mis koolis või kuskil juhtus midagi sellist, mis tema jaoks jäi sisse kinni. Nagu noh, seal on tunne taga, et mingi asi jäi, kellegi suvaline lause, meil jäävad nüüd kehasse kinni, eriti lastele onju. suvaline lause jäi kinni lihtsalt ja ta räägib selle ära ja pärast seda nagu tal on see enamasti see sümptom leeveneb. et, Mhm. et Täpselt. jah, Mhm. et Mhm. see piisab ka lihtsalt rääkimisest, onju. Ja noh, mina ise nagu pakuks selle tööriistakski, et kui sul mingi lause kripeldab sees kuskil, ta on tavaliselt kehas kuskil olemas, see tunne. ehk siis, et see tunne ei ole tuntav, aga enne tekib see mingi kripeldus. sa ju tead seda kripeldust, et kellegi kliendi või suvalise inimese tänavalt kõndis mööda, vaatas vihaselt ja sul tekkis mingi lause ja see on siin rinnus kinni. et siis lihtsalt luuagi see ruum, et ütelda kellelegi välja, et mind häiris see, et see suvaline inimene vihaselt vaatas ja ma tundsin seda, et ma ei ole, et ta andis mulle mingi hinnangu, et ma ei ole sobiv tema jaoks. see tundub nii absurdne, aga Mhm. kui see mind häirib, kripeldab, siis järelikult on vaja välja ütelda, onju. Täpselt jah, et sõnastada ära see, mis sees on, eks, sest Mhm, et see on nagu selle tõe tunnistamine, sellega sa võtad omaks, et sihuke asi on, siis ta saab vabaneda, siis ta ei pea sulle enam seda kogemust jätkama, nii et väga äge nagu jah, kuulda mm.. mhm. Jah, kuidagi ma märkasin ise kõigepealt alguses, et minu, mina tekitan temale nagu palaviku, seepärast et alguses kuni 6. Eluaastani nad on ikkagi suhteliselt nagu ema küljes kinni, onju. ehk siis, et nad on lihtsalt võimsamad peeglid kui mõni teine inimene. aga nüüdseks jah, tal on nagu väga selge on meie peres see, et kui keegi hakkab haigeks jääma, esimene ravi ongi, siis me sõnastame ära kõik need asjad, mis võisid eelmisel päeval tekitada, eelmistel päevadel seda immuunsüsteemi allatõmbamise ja selle sümptomi ilmnemise. et jah, aga nüüd teine tööriist, mõtlesin, ma tahaks kahte, onju. teine tööriist on siis see, et
see inimene, meil on neid päris palju, eriti spirituaalses kogukonnas, on neid inimesi, nad ei saagi oma elu elada, nad kogu aeg protsessivad oma emotsioone mm, ja kõike mm, seda, mis nendes toimub, vaata. ehk siis, mm, et nad lähevad korraks, astuvad näiliselt uksest välja, siis tuleb sealt mingi peegel vastu ja siis nad tulevad oma tuppa koopasse tagasi, lähevad mm, seda emotsiooni lõpuni kogema, lähevad sinna protsessi sisse, teevad protsessi ära, siis lähevad uuesti korraks välja ja siis noh, et, mm. et kuidas nagu või mis sinu soovitus neile inimestele on, et märgata, et tegelikult või ma ei teagi. jah, said aru, ja, mis. ja ma sain aru küll, siin on jälle mõned sellised aspektid. Esimene küsimus peaks olema, eks, et see, mis ma sealt sain, kas see on minu oma üldse, eks. kas see oli see, et ta käivitas minu sees midagi või kui ma olen selline tundlik ja avatud, selline helgelt spirituaalne, eks siis ma võtan igasuguseid asju. Mind ennast aeg-ajalt tabavad ka mingisugune päev lihtsalt lambist, ma ei ole isegi kellegagi kontaktinud ega midagi ei ole toimunud, lihtsalt on nagu nii masendav olla, eks ju, kuni saad aru, Mhm, et sa oled ühisväljas mingi jama, mis nagu läbi minu kanaliseerub, eks ju, siis kõik nagu, et see on nagu iseenda kehtestamine endas ja teatamine, et ma saadan kõik võõra välja, ma ei võta midagi vastu, eks. et see on nagu üks asi, et me kipume võtma asju, mis ei ole meie omad ja siis muidugi me siis mhm, protsessime läbi neid, eks, et seda ei peaks tegema. aga siin tuleb see teadlikkus kasvatada endas lihtsalt ja õppima siis nagu eristama seda, eks. teine asi on see, et kusjuures mul on ka seda kunagi mingis suhtes nagu ette heidetud, et kogu aeg protsessid midagi, et millal sa elad ka või midagi, eks. ja, ja tegelikult see oli see periood, kus ma käisin läbi oma baashaavu, eks ju, mis olidki mhm, siuksed, see ei ole mingi siukene, tunned emotsiooni nagu korraks ära, eks ju, kuradi mingi asjaga ma ikkagi vedelesin mitu tundi põrandal nagu põhimõtteliselt nagu, et see mhm, pool päeva, eks ju, näiteks, et noh, ongi mingi periood, kus tuleb nagu mingisugused väga keerulised asjad läbi teha, eks. ja seal on ka see, et aga noh, idee kohaselt sul tuleks asju teha korraga ja korralikult, ehk et sa lähed põhjani välja, sa leiad mhm, selle päris algse asja üles, mitte see, mis praegu käivitas, vaid see viib kuhugi, eks ju. tuleb leida see üles, et kus see kõige nii-öelda esimene, kõige kaugem asi on, eks. ja siis seal see ära protsessida ja siis hiljem, kui veel mingeid asju tuleb, siis nad noh, enam ei tohiks nagu nii, noh, minu kogemus on see, et nad enam ei ole nii tugevad üldse. mingid jäägid alati võivad natuke olla ja mingi asi läheb minema, aga, aga siin on veel see asi, et olles siiski nagu mingisuguse kogemuse omandanud nende asjade protsessimisel, eks, siis ühelt maalt sa saad aru, et sa ei pea neid protsessima enam. mhm. et tegelikult saab emotsioonid väga hästi ka lihtsalt vabaks lasta, lihtsalt andes neile korralduse, vabane, kõik, eks. ja noh, see on võib-olla nagu natuke pikemalt peaks seda nüüd seletama, et kuidas see käib, aga Oot, ja, mulle paluks seda retsepti nüüd. ja, see on jah. Ühesõnaga, see on nüüd peaks natukene õpetama hakkama, aga printsiip on nagu see, et neid ei pea tegelikult kõiki läbi protsessima. küll aga mida peab tegema, noh, peab, sa ei pea midagi tegema, aga mida oleks kasulik teha, on see kõigepealt tunnistada, et mul on, mis iganes asi Mhm, see on, eks ju. ja, ja siis, kui sa oled selle nagu kätte saanud, siis lubada tal endast vabaneda. See on see, et sa oma nagu selle tähelepanu, selle fookuse natuke tõmbad nagu sellest noh, emotsioonist natukene eemale. et mhm. tekib ruumi, keskendud ruumile selle ümber, siis ta saab hakata su sees liikuma, sest emotsiooni loomulik liikumissuund on üles. ja Ah, et vabanevad, mitte kuhugi alla ei pea suruma, vaid just nimelt üles, eks ju, kui sa annad neile ruumi ja annad neile korralduse vabaneb või siis ka küsimus, kas ma saaksin selle lihtsalt vabaks lasta, eks. siis nad tulevad kas mhm. siis südametasandilt või kuskilt veel kõrgemalt jooksevad välja tavaliselt. okei, see on küll uus teadmine. ma isegi ei ole nagu jälginud, kuhu mu emotsioon taga nagu vabaneb. aga jah, ma tean, et siis esimene samm on tavaliselt seal duši all saunas, kui ma tegelen nende asjadega, ongi see mingi hetk mul tekivad juured alla ehk siis maandus tekib, onju. jah, ja siis ma olen automaatselt eeldanud, et emotsioon läheb sealtkaudu ka välja, aga tegelikult ma pean jälgima, kuhu see emotsioon vabaneb siis, kuhu ta liigub. ja siin on nüüd erinevad nagu tehnikad, erinevad koolkonnad, eks. mõni Mhm, ütleb tõesti, et sa saadki kõik asjad nagu maa sisse ka lasta ja saad ka lasta maa sisse, eks, nagu juurte kaudu, et siin ma tean, üks indiaanlaste tehnika on see, et sa teed seda puuharjutust, et sa nagu oledki nagu puu, juured on jalgades ja siis sa nagu juurte kaudu annad maaemale ära kõik selle oma läbitöötatud rajas energia, eks ju, mis on niisugune sädelev ja selline rahutu energia, eks ju, et annad selle lihtsalt maaemale ära nagu näiteks. mhm. aga emotsioon konkreetselt tavaliselt tahab liikuda ülesse. okei.
ehk siis, et üks on siis see nii-öelda energia läbi liigutamine enda keha ja teine on siis see emotsiooni vabastamine, mis kaasneb selle energia läbi liigutamisega. jah, võib kaasneda, võib eraldi olla täiesti. jaa, okei okay. siin on ja tegelikult ka terve plejaad selliseid energiatehnikaid, mida saab kasutada, et siin ja noh, mina ise nagu julgustan alati inimesel katsetada ja leida tema jah. enda viis, on ju. ehk siis, Mhm. et lihtsalt võib-olla on oluline teada, nagu Alegi jagab siin, et tal on oma nagu viis olemas, kuidas Mhm. vabastada nii emotsioone kui ka energiat, mis ei kuulu sulle, on ju. Et Mhm. lihtsalt, et see teadmine, et sul on alati valik seda lihtsasti teha ja Mhm. sul on alati valik seal pool päeva põrandal protsessida ka ja Mhm. kumbki ei ole õige ega vale valik, sul on need mõlemad valikud, on ju, et ma arvan, et see on väga hea sõnum nagu, mida ütelda ka inimestele. lihtsalt et selle reservatsiooni teeksin, et mulle tundub ja noh, ma võin muidugi eksida siin, et kõikide inimeste puhul ei kehti, et kui sa oled õppinud neid nagu läbi tundma, et siis on see vabastamine nagu lihtsam. mm. Aga noh, muidugi näiteks Sedona meetod ütleb, et üleüldse, et sa ei pea midagi läbi tundma, kõik lase lahti lihtsalt, et ära hoia midagi kinni endas. Mm. no aga siis nagu elu kaotab värvid ära nagu. mulle meeldis ja, Terminaatori ja laul oli, et jaa, okei okay, siin tegelikult sellest võiks natuke selles mõttes nagu rääkida, et ma kuulsin, meil on üks guru siin Eestis, eks ju, kes Mhm, teeb ka mingisugust sellist asja, et ütleb, et emotsioonid kõtt on ju, ma ei hakka nii täpselt minema, täpselt nii ta ei ütle, eks ju, aga põhimõtteliselt, et emotsioone pole vaja, saad minema, eks. Nii palju, kui ma tean, siis see noh, algul mind see nagu väga pelutas, et no mis mõttes meil on emotsioonide maailm ja nagu siin ütled, mhm, et nagu ei taha nagu, et noh, kuhu see värvid siis elust jäävad, eks, et oledki mhm. nagu täiesti nagu sihuke tuim tükk, eks, midagi ei tunne, lähed läbi elu, eks. jah, aga võib-olla see tehnika lihtsalt, kuna ma ise seal ei õppinud ei ole, jõudis minuni valesti ja sellepärast ka, et ma ei saa seda nagu päris hinnata, aga küll ma tean, et see pärineb algselt nagu Sedonast, see viis, aga ta vist kohandas seda enda moodi, et ta saaks selle copyrighti peale panna ja isemoodi tegema hakata, nii et ma ei tea, kuidas see on mingi koht, mis mind ei ole üldse tõmmanud, aga lihtsalt ma tahan öelda, et otsige Sedona meetodit, kes tahab nagu selle vabastamisega nagu väga, väga hästi kurssi saada. okei, jaa, et noh, ma ise nagu olen ka märganud, et minu jaoks on ülioluline see teadmine, et minu enda valik on, kui sügavalt ma mingit emotsiooni kogen ja mul on Mhm. alati valik seda nii-öelda üteldagi, et lahustu kõik, Mhm. et aga see ei ole see nagu allasurumine, vaid see on vastupidi, et ma lasen lahti, et ma valin mitte kogeda seda emotsiooni praegu selles olukorras, on ju. Mhm. et äh, et ja samas vahepeal, kuidas ma ütlen, ühisväli hakkab palju ägedamalt mängima, kui ma luban enne, kui ma lasen lahti korraks sellele emotsioonile üle oma kere nii-öelda nagu laieneda. et ma Mhm. usaldan, et mu keha lubab nagu, et sellel mu kehal ja minul on vaja seda emotsiooni päriselt üle keha kogeda Jah. ja siis ta teeb nagu midagi nagu seest puhtaks, ehk siis timmib minu loomuliku sageduse magnetid niimoodi jälle nagu paika, tuunib Mhm. veidi. Ja siis väli hakkab hoopis teist mängu minuga mängima, peegeldama, et teised võimalused tulevad ettevõtluses minu jaoks äh, ligi, on ju. ehk siis, et täiesti teised mängureeglid tekivad Mhm. minu ühisvälja sisse. jah, Elis ütlebki, et emotsioonist alles surfan mm. -hmm. et et selles suhtes on nagu huvitav see emotsioonidega mäng, et võib-olla neile, kes tikuvad liiga emotsiooni sisse ära kaduma tuletada meelde, et tegelikult see on praegu sinu valik ja otsus on Jah. olnud Mhm. ja see on jah. Mhm. ja, ja see on see eluetapp, kus sa siis soovidki tunda rohkem seda emotsiooni ja hoida selles emotsioonis ennast sees. siis tegelikult ju teadlased on tõestanud, et emotsioon on mingi paar sekundit ainult, ülejäänud on lihtsalt mõistuse soov hoida seda emotsiooni meie kehas kinni. ja ega kui sa annad sellele endale loa seda tunda, ega siis ta tuleb nagu väga kiiresti, et see ja, ei ole ja, kaua jah. noh, mingid järellainetused väiksed, aga ja, põhimõtteliselt jah, et sa lubad selle ära tunda ja ta on paar sekundit ja ülejäänud, et sa oled seal pool päeva nii-öelda protsessis sees, see on puhas su meele nagu soov tegelikult mõista, miks see emotsioon tekkis ja luua sinna nagu selgus enda jaoks.
Üks asi on see jah, aga Mhm. siin võib olla natuke veel seda ka, et ma ikka päris kindel ei ole, kas ma julgen seda endale lubada, kas ma tahan seda endale lubada, eks ju. Ja siis see Mhm. igasugune vastupanu tekitab kannatuse tegelikult, eks ju, ja, kui ma ja. olen, eks ju. Ja mis see tänapäeval üks nagu siukseid ärevuse pandeemiaid on, meil on kõigil on tohutu, noh, kõigil ei ole, aga hästi paljudel on suur ärevus, eks. Mhm. Kohtan seda, et see on ka, noh, seal on erinevaid põhjuseid, aga üks põhjus on see, et ma ei luba endal tunda, eks ju, ja siis, aga sellest allasurumisest pidevast tekib see ärevus, eks ju, ja siis ma nagu lasen teda lahti ja ei lase ja siis ma olen seal kuskil vahepeal, eks ju. Mhm. ja ma mingi hetk ka energiakaitsetega asjadega proovisin nagu nii-öelda tekitada endas sellist nagu, vahet pole, kas see on energia või emotsioonikaitse on ju avatud Mhm. Human Designi keskuse jaoks. aga siis ma sain aru, et tegelikult ma ei viitsi kogu aeg kontrollida, kes pääseb kaitsest läbi ja kes mitte. ehk siis, et siis ma lasin ka selle nagu taotluse lahti, mõtlesin, et aga ma olen avatud ja ma Mhm. usaldan, et iga emotsioon või iga asi, mis tuleb nagu jääb minu külge kinni, et ma olen nagu kogu aeg, praegu sajab vihma onju, et Tartus vähemalt, et ma olengi nagu vihma käes ja ma ise valin, kui märjana ma tunnen ennast selles vihmas Mhm. seistes onju. ehk siis, et ja mul on alati valik võtta oma vihmavari lahti ja jääda kuivaks onju. Mhm. Ja see on tõsi ja see on ka nagu mingis mõttes nagu märk võib-olla sellest, et sa oled oma noh, enda arenguliselt kaugemale jõudnud, eks ju, et siis Mhm. kui mäletan, et kui mina alles nagu selliste vaimsete asjadega kokku puutusin, see oli ka mingi teema, oli enda kaitsete peale panemine ja kuidas sa kaitsed ja kõik, eks. no sa paned ennast siis kinni ka nagu ühtlasi mingite Mhm. asjade ja. vastu, pluss on see, et sa tegelikult lood selle olukorra, et sa oled nagu ohvris, et sa pead ennast kaitsma, eks ju, et tegelikult kui sa nagu võtad selle lahti, et jaa, ma olen suuteline vastu võtma, eks ju, aga selleks peab su sees olema kindel teadmine, et sa suudad asju vastu võtta, eks. siis sa võidki ennast avada ja siis see lihtsalt jookseb sust läbi ja sa oled nagu mingis mõttes võid olla nagu teflonist, et voolab maha Mhm. ja mitte midagi sulle ei tee, eks. et sa ja. tegelikult ei pea ennast kaitsma, nii et ma olen sellega nõus täiesti, jah. ja, et ma nagu ja siis noh, kui me räägime ka ettevõtlusest, siis maagia hakkas juhtuma, kui ma võtsin oma kaitsed Mm. maha. no vot. et tegelikult sellega ma olen ka pannud oma südame lukku, onju, ja Mm. kaitsed peale, ehk siis, et inimesed ei pääse, võimalused ei pääse minu ligi, kliendid ei ja, pääse minu juurde. ehk siis, et Mhm. kui ma käin niimoodi kivisüda kinni, ja. õhtul kodus teki all julgen nagu seda avada, korraks kaitset maha võtta, onju, lõdvestada, et siis noh, enamus aega tegelikult inimesed ei pääse mu lähedale ja mu kliendid on ju lihtsalt inimesed, need ei ole nagu Mm. kedagi muud, nad ei ole loomad, nad on inimesed, kes tahavad astuda mu ellu sisse. Ja kuuluda mu elu juurde mingis rollis. Selle poole pealt. aga Taunoga muideks me noh, pikemalt te saate kõik vestelda 13. juuni. ehk siis, et meil on inspiratsioonipäev tulemas ja Tauno teeb siis seal töötuba. räägin natukene 13. juuni, see toimub Tartus, ei toimu seekord Pärnus, kus Tauno tavaliselt toimetab. räägi natukene, mis su mõtted on enda jaoks seal, et mis sa tahad seal töötoas teha, et tead, mul oli alguses oli mingi plaan ja mhm, siis ma sain aru, et noh, tegelikult ma juba ammu tean, et need plaanidega on niimoodi, et need võivad igaks juhuks olla et, mhm, et aga, aga, aga olla selles vabas voolamises, seal võib midagi muud tulla, eks ju. igal juhul me teeme midagi sellist, kus kuidas ma ütlen, no see on nüüd see koht, et mida ma luban, on ju, et pärast ma äkki muudan seda lubadust natuke sellepärast, et ma ei, tean, et see aga sünnib teemegi koha peal, niimoodi, et lepime kokku, et sa võid lubada ja siis, kui see muutub, siis kõik on teadlikud, et see pidigi muutuma. ja, et nii nagu ma seda praegu näen, on see, et me teeme seal sellise sisemise rännaku, kus me leiame üles omaenda nagu selle päris sageduse kõikide nende igasuguste võib-olla asjade pealt, mis meil seda kinni matavad. ehk et endaga paremasse ühendusse. Okei, see on niisugune nagu meditatiivne rännak, heli. Ähm, ja see on kindlasti juhendatud ja, ja see on kindlasti energeetiline ja, ja seal on kindlasti heli ja aga noh, detaile ma nagu Mhm, praegu täpselt välja ei tooks, jah. mhm. Sest noh, ruum juhib ju rännakut jah, alati.
ja see sõltub natuke inimestest, kes kohale tulevad ka, eks, et seal on, vahel on vaja, ma võin mõelda, et ma teen sissejuhatuse ja siis pärast tuleb välja, et on selline seltskond, et sissejuhatust pole vaja nagu, et lendame kohe näiteks. kohe pikali ja maha ja või, või siis on vastupidi, on vaja mingit eriti pikka veel mingist jah. kohast läbi käia nagu, eks. Mm. Et see ja ruum seda, tunduks turvaline ja ja just, aga seda lihtsalt neile, kes tuleb, et ei pea midagi üles tunnistama, et teil on mingi teema, et ma ei kuula kedagi üle ennem, et see energia juhib seda. ja mulle jah, need ka hullult meeldivad, et see naudin neid ruume kõige rohkem, kus ma ei pea võõrastele inimestele kõigepealt halama, mis mul kõik valesti on või mida ma tahaks muuta oma elus, vaid ma lihtsalt lõdvestun ruumi ja asjad muutuvad. Mu keha häälestub ümber õigele sagedusele, mis on mulle loomulik ja Mm. kõik see muu suhtlus nii-öelda kaotab täiesti nagu rolli. Et ja ärkad seal pärast hoopis teisest kohast üles ja räägid hoopis teist juttu suust väljas. Et see on jah, väga kui sa alguses plaanisid või üldse mõtlesid, jah. jah, ja et see, ja see on nii tore, et olles nüüd seda öelnud, siis nüüd võib-olla tuleb nii, et me ikkagi räägime ka natuke. see on jah nii, et tavaliselt juhtub. Et ühesõnaga, olge kõigeks valmis, see on aga alati hea tavane. jah. okei ja noh, ma tean, et sina avad meil ruumi 13. juunil on ju, et oodatud ongi siis ettevõtlikud inimesed ehk siis kõik. ja siis sina avad ruumi ja siis läheb Liis edasi sisemise lapse teemadega ehk siis aitab logopeedina, täiesti tegutsev ametlik logopeed, aitab avastada ja luua ja ehitada üles sinu sisemise lapse häält ja kuidas tegelikult noh, olles lihtsalt ise kahe kõnepuudega lapse ema, ma tean, kui maagiline on tegelikult, kui tihedalt on seotud mu lapse kõne minu enda eneseväljendusega. Et see on lihtsalt päris õudne oli alguses, kui ma sain aru. aga, ja mu teine laps tegelikult hakkas ju rääkima peale esimest korda, kui ma käisin konstellatsioonis ja mulle tehti juhuslikult töö. Et nii, ja ehk siis, et teine laps oli, no ma nägin, et tal ei ole sedasama nagu kõnepuuet, mis esimesel oli, aga tal oli mingi plokk kõne ees. Ja siis tegin Tartus Anne Uuemaa juures töö ja pärast seda läksin koju, laps rääkis, ta oli sellel hetkel 3-ne noormees. see oli nagu müstika ja töö, millega me tegelesime, oli see, et ma tahtsin teada, kui halb inimene ma olen, et näidake mulle konstellatsiooni väljal seda kõige õudsemat kohta Triinus, et ma siis saaks nagu olla see Triin, et ma tean, mis see kõige rõvedam osa oli ja pakkumise noh, väli näitas ainuke asi, mida ma ei näinud, oli kõige ägedam osa endast, see oli see pulbitsev sära, see eks noh, ole. seda ma ei olnud nõus nagu nägema endas, et noh, et ja et ma võtsin oma sära ja enda väe vastu ja laps hakkas rääkima, et selles suhtes on väga ära, siis sa väljendad ja laps sai ka ennast hakata väljendama lõpuks ometi, jah. jah, ja et ja pärast seda tuleb Terje Palu, et ta on ka pärnakas ja tuttav on ju, ehk siis, et tema siis teeb metafoorkaartidega, vaatab, mis vaikuse ruumis veel tahab tähelepanu saada ja päeva lõpuks siis vaikuse ruumis on minu töötuba, kus me siis vaatame, mis seeme hakkab seal idanema seal sinu sees, sisemises vaikuse ruumis, tühjuses. et me ei otsi mingit uut järgmist sammu ettevõtluses väljaspoolt, vaid et mis on see asi, mis hakkab ennast näitama siis, kui on vaikus su sees ja tühjus su sees. selline päev on meil plaanis 13. juunil kõik selle kambaga. Ma usun, et tuleb põnev. ja ma ootan väga seda just sellepärast, et ma näen, kui praegu ka tulin ruumi selline rahu ja vaikus, et see on nagu sihuke kandev rahu ja vaikus, mida tegelikult ettevõtlussündmustel tihti ei kohta sellist sügavat vaikuse ruumi. et ja see on tegelikult väga oluline osa ettevõtlusest. et ja, kas on midagi, Tauno, mis sa tahaksid lõpetuseks jagada meiega? Tegelikult ei olegi nagu hetkel.
tundub, et me päris nagu mõnusasti rääkisime igast asjadest. igat teemat saaks muidugi laiendada veel täitsa rõõmsalt ka, aga mul siukseid häid lõpusõnu ei ole Mhm. praegu. Ja, ja loomulikult te leiate Tauno üles sotsiaalmeediast ja kui Pärnusse satute, siis kindlasti võite Taunoga suhelda, vaadata, jah, mis küll, juhtub. sisekosmosejaamast Jah, et mis sisekosmosejaamast nad Elisega koos, Elis ka ikka teeb midagi sellist, on ju? Vahel jah, ikka Vahel jah. helimaagia Jah, aga selge, näeme siis kõigiga siis, kui näeme ja jah, aitäh, Aldi. Ja kui keegi tahab siin kommentaarides lõpuks jagada, et mis on see üks asi, oleks eriti tore, et mis on see üks asi, mida sa võtad tänasest meie vestlusest siin endaga kaasa. Et siis oleks tore chatis või siis kui sa vaatad Facebooki laivi, kommentaarid ja kui sa vaatad hiljem, kommenteeri ikka, et mis on see asi, mida sa tänasest vestlusest enda jaoks võtad kaasa, mis jäi sinu jaoks nagu nii-öelda sisse helisema, et rõõmuga ootaks neid kommentaare ja vastuseid. nii, Jaanika on ise majandav mina väga äge. mulle ka meeldib, see on nagu väga äge sõna. aitäh, Tauno, selle sõna eest, et sa aitäh, avad Rein. ja see on palju ägedam sõna, kui ütelda, et sa oled ettevõtlik. See annab palju rohkem edasi sellest tegelikult, mis ettevõtlus minu jaoks tähendab. Mm. Ja. Mm. aga rõõm siis ja järgmiste vestlusteni on ju. Ja, näeme. Tšau, Tšau. Kaka. Tšau, Jaanika.